wish I knew what you were thinking of. One last drink before it's time to go home. I had my chance but I screwed it up once more. It's been years and it still kills me. Your dynamite so pretty. Meil on siin pesumasin olemas, ma tegin pesumasinale kõrge temperatuuriga pesu ära ja nüüd ma panen pesu pessu, et saaks veel koju minna puhta pesuga. Hold on, don't let me down. Hope that you feel it too, just give me a sign. 'Cause I know it ain't over. Et mul on need doktor Beckmani pesulehed alati kaasas, kui me kuskil reisil käime ja tegelikult ma ei tea, et meil pesumasin siin olemas on, aga see on puhas luksus praegu. Muidu ma oleks kraanilausis saanud ka pesta, et käsitsi pesuks ka, nad sulavad ära, et seal on sülijad ja võtavad vähe aega kohvris ruumi ja kui nagu lennukiga minna, siis on ka ülihäad, sest see ei ole ju vedelik, et saab kaasa haarata. Nüüd on Poola trepi 4. päev, võtab pühapäev, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, jah, 4. päev. Ja me lähme nüüd kohe sõitu. Tankla saame autole tankida, siis me lähme messile, siis me lähme shoppama ja siis me vaatame veel mingeid poode ja käime läbi mingeid kohtasid. Raki läks praegult nüüd kiirelt tuppa tagasi, et meil jäid päikseprillid tuppa ja juba päike on. Et ilma on raske olla, aga muidu on mega soe, et mul on vest seljas, aga ma arvan, ilma vestita on ka jumala okei. Et ma ei teagi, mitu kraadi on, aga kindlasti 10+. Eile oli vapsi 18 kraadi. Et väga soe ja õhtul ei hakanud ka tegelikult üldse külm, kui me linna peal olime. Aga jah, ma laadsin uue video üles, Raki tegi tööd natukene aega, vaatasime Sevakinit ja Valtingut, sest me ei olegi vaatanud telekakanaleid, vaatasime lihtsalt YouTube'i. Ja nüüd tuleb sealt, kuskilt tuleb Ragnar, kui te näete. Jah, ta tuleb päiksepild ees. Aga me siis lähme vaatame, mis tänane päev toob. No nii, nüüd on küll tankimine number 1. Jälle see põhiparool, no nii. Kui me videot alustame, siis on alati põhiparool, no nii. Midagi oli veel, sul oli midagi veel. Let's go. Boys are back in town. Nüüd lähme, oota, Shelli tankla tuleb panna kõigepealt, ära sõida veel. Ma oskame sinna sõita. Selge, ta oskab sõita sinna. Mis siis, et seal on ümber pööramised või midagi? Pole probleemi. Okei. Lähme Shelli tanklasse. Tankima. Ossa vales suunas. See onu tuli. Meil palju me üldse sõita saame. Eile vist näitas 70 kilomeetrit. Meil praegu on paak kasvanud. Praegu on paak kasvanud. On siis nüüd? Kahanenud. Kütust on rohkem jälle. Ja ega me ei pea sinna Shelli ka minema, me võime mõne muu koha võtta. No lähme ikkagi Shelli. Kilekotti pilli mulle. Aga vaata, äkki saab. Äkki ikka on. No kindlasti peab olema. Me siiski ei tulnud Shelli, me tulime kohe. Oli meil mingi teistsugune tankla. Mingi tankla. Ja raadios tuleb Poola Ivo linna. See on Raki teeb seal. Anname autole kütust ja siis paneme edasi. Sest teile näitas, et hakkas see tuluke põlema 70 kilomeetrit ja ühesõnaga ühe paagiga sõitsime siia ja nüüd teise paagiga sõidame kogu tagasi. Ma ei tea isegi, kui suur paak on. 60 liitrit, 70 liitrit, mis ta tavaliselt on. Ma ei tea. Nüüd alustame päeva. Me oleme tublid olnud, me oleme iga hommik nüüd tõusnud mingi 6 järel või. 7 oleme saanud süüa, nüüd olemegi söömas ära käinud ja siis toas mina alati terve see aeg, mis siis pärast hommikusööki kuni väljasõiduni me olime, mina tegin vlogi, Raki tegi enda meilindust ja tööasju ja nüüd siis lähme, et vaatame, mis see päev toob, aga täna tahaks küll mingeid asju tahaks koju kaasa osta, ehk sealt messilt, mingeid puhastusvahendeid, võib-olla mingeid lappe, moppe. Ja siis lähme vaatame mõnda poodi ka, et äkki endale midagi ja siis mingit toidukraami, joogikraami lastele ja koju võib-olla pulmadeks midagi joogikraami mõttes. Lähme vaatame, mida head Poola pakub, sest hinnad on päris head, et näiteks eilne õhtusöök, mis me sõime on ja seal oli see koot, siis olid need kartuli mingid asjad, supp
Siis meil oli 3 šotti. Mina võtsin siis selle sangria, pooleliitrine mingi, see oli Raki võttis 2 õlut. Ja need kõik kokku olid Eesti rahas 71 eurot. Nagu ülihästi. Et päris soodne. Näiteks 3-liitrine sangria kassist, ma tean, maksis siin 35 kohalikku, mis siis on täpselt sama hind, mis ma ostsin poes pooleliitrine sangria. Ta oli muidugi kangem seal restoranis. Aga vaatame, äkki täna, kui lähme poodi, siis ma ütlen häälega peale ka neid hindasid, et ma kirjapildis ja ei viitsi pärast neid lisada. Aga siis on teil natuke rohkem ülevaadet, et siin ikkagi on soodsam. Mina ise pole enne Poolas käinud ja minu jaoks on põnev. Ütle uuesti, palju kütus on? 1,78 on liiter või? 98. Jah. No, et natuke odavam kui meil. Ma ei tea, mis praegu meil on vahepeal hinnad tõusid. Ja, nüüd paneme edasi. Ma just ütlesin neile, et äkki me täna paneme hindasid siia vlogi. Nii, me oleme käinud nüüd, saanud vahendeid, ostnud vahendeid ja saadetakse veel vahendeid ja igast asju, nii et väga edukas mess on olnud. Ma loodan, et ka need vahendid töötavad. Et saame asjad puhtaks ja saame midagi uut Eestisse. WC-märk on juba. See mopp on seal väga äge. WC pidi juba olema, ma ei lähe sinna WC-sse. No minu jaoks oleks kindlasti olnud. Aga ma arvan, et toidud on väga maitsvad. Saime kätte päris suured portsjonid on. Raki oma maitsesin, oli väga pepsikas, aga vaatame. Mis välja tuleb? Vaatame, mis maitsed on. Raki tõi meid siis sööma enne. Kas see paistab siit, see mustus? Ja igal pool on nii must. Aga ei, toit on maitsev. Ma ei teada, mis seal köögis toimub, aga me saime kõhud täis, sest kõhud olid väga tühjad. Nüüd me oleme vaatama kuskile poodidesse, aga noh, thanks musi. Selle imelise kogemuse eest. Õnneks ma vetsu ei läinud. Raki küll ütles, et mine, aga ma ei läinud. Ma leidsin mingi kaubanduskeskuse. Mida? No kui sa tahad sellega käia, ühesõnaga ma leidsin sellise koha, kus on mingi räme suur, ma ei tea, kuidas selle koha nime, no mingi räigelt suur IKEA pood, mingi Jula, ma ei tea, siin on mingid väga suured nagu poed, ühesõnaga lähme vaatame nüüd. TK Maxi ja siis sinna Half Price'i lähme kindlasti. Mis kell me kohtume? Homme hommikul kell 7. Saame. Ja me oleme taas kohtumas, me oleme siis Half Price'is, nagu megapood. Raki on seal, vaatab, otsib, sai prillidist. Vaatame, ühesõnaga mega, me ei ole kunagi siin poes käinud. Heleri soovitas, sõbranna siis soovitas. Et vaatame, mis me siit saame. Kuna meil oli vaja soola ja pipart, siis me tulime ühte kohalikku poodi ja vaadake nüüd millised need. Mis on Tarretis? Tarretise lett on räme. Väikeses kohalikus poes. Soodat, ei ole tarvis. Aga siin on mingi väga huvitavad asjad. Näe, mikrokiudlapid. Meie õhtusöögi laud. Mõtlesime, voldime midagi kahesnaga. Mõtlesime poest igast asja. Musi tegi tartarri. Ülipehme sai, see oli veel poest ostes ka soe, nii et nüüd me sööme kõhud täis ja vaatame taas kord Andreid ja Robinit.